Hei, kui lähed reisile ja võtad kaasa ravimeid, siis mul on sulle mõned kasulikud näpunäited, mida teha enne reisi ja reisi ajal, et ravimitega reisimine sujuks muretult. Esimese asjana peaksid sa uurima, millised reeglid kehtivad sihtriigis sinu ravimitele. Mõnes riigis võivad osad ravimid olla keelatud. Mõnikord peab nende kaasavõtmiseks taotlema eriluba. Seega vii ennast reeglitega kurssi. Järgmise sammuna veendu, et sul oleks piisav kogus ravimeid kogu reisi ajaks. Kuid jälgi ka seda, et kaasavõetavate ravimite kogus jääks lubatu piiresse. Erinevatele ravimitele kehtivad erinevad koguselised piirangud. Käsimüügiravimeid võid võtta kaasa kuni 10 erinevat ravimit ning üht ravimit kõige rohkem 5 pakendit. Retseptiravimeid võid kaasa võtta sulle arsti poolt välja kirjutatud koguse. Sinuga koos reisiva lemmiklooma tarbeks võid kaasa võtta kuni 5 erineva nimetusega käsimüügiravimit, üht ravimit kuni 3 pakendit. Kui tahad inimesele või lemmikloomale mõeldud käsimüügiravimeid kaasa võtta rohkem kui lubatud, siis pead taotlema selleks luba Ravimiametilt. Oluline on ka see, et sul oleks alati kõik vajalikud dokumendid kaasas, sest neid võivad tollitöötajad küsida nii piiripunktis kui ka lennujaama turvakontrollis. Inimesele või lemmikloomale mõeldud retseptiravimi puhul võta kaasa elektroonilise retsepti väljaprint või kuvatõmmis või arsti teatis ravimi kasutamise vajaduse kohta. Kui aga võtad kaasa narkootilisi või psühhotroopseid ravimeid, siis nende puhul kehtivad pisut teistsugused reeglid. Kui reisid narkootiliste või psühhotroopsete ravimitega Schengeni alas, siis läheb sul tarvis Schengeni tunnistust, mille saad igast apteegist. Pane tähele, seda luba läheb sul tarvis isegi siis, kui sa ainult läbid Schengeni riiki või mõne sellise riigi lennujaama. Kui aga reisid väljaspool Schengeni ala, võta kindlasti kaasa retseptikoopia või arstiteatis. Mõnes riigis on selliste ravimite puhul tarvis ka sihtriigi luba. Seepärast ongi oluline enne reisile minekut tutvuda sihtriigi nõuetega. Kui oled kõigi nõuetega tutvunud ja sul on vajalikud dokumendid olemas, siis ongi aeg hakata kohvrit pakkima. Aga kuidas ravimid kaasa pakkida? Ravimid võta alati kaasa nende originaalpakendis. Sellel on kirjas ravimi nimi ja tootja. Pakend näitab, et ravim on ehtne, nii et tollitöötajal ei teki küsimusi või kahtlusi, mis ravimid sul kaasas on. Lisaks sellele aitab pakend kaitsta ravimeid niiskuse, valguse ja muude kahjulike mõjude eest, mis kõik mõjutavad ravimi toimet. Ravimid mahuta alati käsipagasisse. Siis on need alati kättesaadavad ja jõuavad koos sinuga sihtkohta. Ravimid vajavad säilimiseks õigeid tingimusi ja seda ka reisi ajal. Vastasel juhul võivad ravimid kaotada oma toime ja neist pole enam kasu. Halvemal juhul võivad need muutuda koguni kõlbmatuks või isegi kahjulikuks. Info ravimite säilimise kohta leiad pakendi infolehelt. Elektroonilise infolehe leiad ravimiregistrist ja alati võid nõu küsida apteekrilt. Kindlasti jälgi ka seda, et ravimid oleksid reisi ajal lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Muide, kui reisid teise ajavööndisse, siis ära unusta järgida oma raviskeemi, sest ravimeid tuleb alati võtta õigel ajal. Mõnikord vajad uusi ravimeid ka välismaal olles. Pea meeles, et ravimeid tuleks osta ainult apteekidest. Kui vajad retseptiravimit, siis mõnes riigis piisab ka Eesti retseptist või piiriülesest digiretseptist. Teiste riikide puhul pead aga ühendust võtma kohaliku arstiga. Kui järgid kõiki neid näpunäiteid, võid olla kindel, et sinu reis kulgeb muretult ja sinu ravimid jõuavad koos sinuga sihtkohta. Head reisi!